Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervist kõikidele kuulajatele, kes iganes meid ka ei kuulaks ükskõik millistest platvormidelt, kell on saanud 11 ja natukene läbi ja meie alustame saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, majandust ja investeerimist ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš ning täna on selline jõulude meeleoluline ja uusaasta meeleoluga saade meil ja vist alustakski selliselt, et järjekordne advendi aeg on käes. Jaa, on käes, jaa. Muide, ma pean ütlema ka seda, et ega meid kuulab ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon, nagu, et ega ma olen ka siit märgukirju saanud ja ausalt öeldes, et ma ei tea, kuidas teiste poliitikutega on, mina olen küll nagu väga palju neid märgukirju nagu saanud. Ikka aeg-ajalt saan ja vaata imestan nagu sedagi, et neil oli viimati oli ambus nagu see, et Andro Roos kui Tartu linnapea kandidaat. Et kas ikka Andro Roos isiklikult ka maksab siin saate eest ja nii edasi, et aga peab ütlema, et ikka maksab ka, et kui ma ikka linnapea kandidaadina siin võib-olla räägin, et siis ikka olen maksnud ka. Jaa, ega ma ütleks niimoodi, et seda on ainult hea meel kuulda, et meid ka pealinnas kuulatakse. No vot, näed, et asjalikud inimesed ikka kuulavad õigeid saateid. Jah, et natuke veel ja teate, ma natukene röövin, ütleme siis sellise kontekstist seda nalja, no meil on ka, ütleme siis omaette nii-öelda mingil määral raadiosaade, on meie ühega konkureerivas raadiojaamas oli siis ühes päevakajalises saates vesteldi teemadel Jüri Ratas kui peaministrina ja sealt küsiti, et mida kartis Ratas ametis olles kõige rohkem. Vastuseks tuli pühapäeval räägime asjast saadet. No jah. Jah, nii et jah, et võib-olla ei tea, kunagi äkki kujuneme ka midagi selliseks, et inimesed kartusega hakkavad kuulama või no kuidas meil on see, ütleme siis Tartu linnavalitsus kuulab hirmuga, et kui Andro Roos räägib saates Eesti Kroon. No jah, et äkki jääb tööst ilma nagu. Aga võib-olla jääbki tööst ilma, vaata, kui te kõik raadiokuulad minu poolt hääletate valimistel. Noh, kõike võib juhtuda. Siis võib ilma jääda. Jaa, kõike võib juhtuda. Aga meie tahame rääkida nendest inimestest, kes jäid ilma võlakirjadest. Et ma saan aru, et energiahunt võlakirjade märkimine sai läbi. Et kuidas sellega läks, et saadi kõik kätte ja ütleme, et hakkab tulema sinna Ida-Virumaale investeeringuid või? Hakkab tulema ja ma nüüd ütleme sendi pealt täpsusega jään võlgu, aga umbes 400 000 tuli kokku, see tähendab 80% umbes. Aha. Ja et isegi julge öelda, kas nõks alla või nõks peale, ütleme 400 000 umbes täpselt. Et eks ametlik statistika on kodulehe peal avaldatud, ma arvan nüüdseks juba, et päris hästi läks nagu lõppkokkuvõttes, et ei oleks uskunudki. Jah, et selles suhtes, et kes jäid ilma, siis need jäid ilma, kes investeerisid palju õnne neile ja mis seal ikka, et toodake siis hakkavad rahalaevad varsti saabuma, et 3 kuu pärast hakkavad juba esimesed väljamaksed. No need niimoodi on ja siis loodame, et panevad kiiresti nagu need akupangad ka püsti ja et saab nagu vaadata ja jälgida. Võib-olla tulevad ka saatesse rääkima, kuidas siis nende akupankadega läheb. Ja teine asi on loomulikult... Muide, ühistusse ma käisin täna hommikul, ma tulin siia, käisin ühistust läbi rääkimas juba, et me oleme ka siin nii generaatori panemise valmiduses kui ka akupankade panemise valmiduses, et ma liitumise tegin ära ühistusse ka, et meil tulevad ka akupangad nagu sinna uuel aastal, loodetavasti enne 9. veebruarit, kui see Venemaast lahti ühendamine ja Euroopa sagedusalale ühendamine toimub. Nii et ikka kardad natuke? Ikka kardan. Nii. Ja olen kuulnud, et kuluaarides ja energiafirmade juhid ikka soovitavad inimestele generaatoreid osta. See on see, et ja kui keegi midagi teisiti väidab, siis pidage meelest. Meie käest kuulsite seda esimesena. Täpselt. Meie olime esimesed, kes seda välja hõikasid. Aga igatahes ma ei saa ka puudutamata jätta sellist teemat nagu selleks ajaks, kui me saate eetrisse läheb, on juba ilmselgelt see kõik toimunud ja ära olnud. Ehk siis tegelikult minu ees istub mees, kes tuleb ka jõulupeolt, et teile vist oli jõulupidu ka olnud. Jaa, Tartu Hoiu-laenuühistu jõulupidu oli. Tegime pilti ja Facebooki panime pilte ja jõuluvana käis
et kes arvab ära, kes see jõuluvana on, saab minu käest sooja käepigistuse, kui ta mind näeb. Et võite kirjutada ja võite näiteks, kui me paneme YouTube'i saate üles, võite siin alla kommenteerida, et kes see on. Et üks tuntud poliitik Tartus, ma ütlen vihjeks. Vot niimoodi. Nii intrigant. Mul oli peas juba 2 varianti ja sellega nüüd kukkusid kohe 2 varianti ära. Mitte, et sa poleks tuntud poliitika, Andro. No vaata, ma ei saa 2 isikus ka olla, seepärast ma olin ju selle piltide peal ka seal jõuluvana kõrval ja need ei olnud monteeritud pildid, need olid ikka päris pildid nagu. Ja ma usutlesin teda pikalt, et oled sa näärivana või oled sa jõuluvana ja ta ütles ikka, et ta on jõuluvana. Ma ütlesin, et ei, sa oled näärivana. Ta ütles, et ei, ma olen ikka jõuluvana. Nii et oli õige Eesti mees ikkagi nagu. Aha, läbi intriigi kui palju? Nii et ta on poliitjõuluvana, jah. Ja volikogu liige veel. No nii, nüüd on nüüd on ring palju väiksem. Palju väiksem, aga jah, okei, pakkuda. Aga jah, see jääb mõelda raadiokuulajatele. Ja, nii, järgmiseks küsimuseks, et palju hoiulaenuistu rahvast ka kohale tuli, et oli mina olen nende üritustel käinud, et eks see seal natukene ikkagi alati, et näen, et keegi tuleb su käest küsima, ütleme, et Andro, räägi ka, et mis siis aasta jooksul toimunud on ja nii edasi, et kui palju selliseid oli, sest et tegelikult ju, kui me hakka varjama, et meie tänane kogu saade saab olema samas kontseptsioonis, kus me vaatame eelmisele aastale tagasi. Täpselt. Ikka oli, üks mingisugune 25-30 inimest oli. Ütleme, meil on suuremad pidusid olnud, aga sel aastal me tegime natukene krõbedama osalustasu ka nagu. Vaata, inflatsioon on toimunud ja mõtlesime ka nagu seda, et kitsad ajad, et ega ei ole ka mõtet nüüd peale maksta üritusele. No ma tean suur korporatsioon, kes on oma jõulupeadki ära jätnud, nii et kitsad ajad on kõikidel, jah? Jah, et ikkagi mõtlesime, et aus on nagu see, et kes tuleb jõulupeole, maksab sellega kinni ja soodustust tegime nii palju, et kes ühistukaardiga maksis. See sai siis 20 euroga, teistel oli seal 30 eurot ja 35 eurot. Aga kui sa muidugi vaatad, ütleme, palju praed maksavad restoranides ja palju jõulukontserdite hinnad on ja üldse jõuluürituste hinnad, et siis on ikkagi soodne tegelikult. Kuigi ma sain ka ühe liikme käest nahutada, ta ütles niimoodi, et me surume peale ühistukaarte, et kes ühistukaardiga ei maksa, et peab 30 või 35 eurot maksma, aga ühistukaardiga on 20 eurot, et see ei ole õiglane. Seda võiks ka nagu kommenteerida raadiokuulajad, kas on õiglane või ei ole õiglane. Ma jäin päris mõtlema, et ühelt poolt jah, nagu, aga teiselt poolt ütleme niimoodi, et ühistu liikme ja ma ütleks isegi laiemalt iga eestlase auasi oleks ju eestimaist asja nagu eelistada ja Eesti oma kaardiga, Tartu hoiulaenu ühistu oma kaardiga maksta. Ja, ma absoluutselt on suga enam kui päri, et ega tegelikult, kui me toome võrdluseks ka teised konkureerivad asutused, finantsasutused, siis nendel on väga laiahõlmalised kampaaniad, mis kutsuvad kogu aeg üles kasutama kaarti, saad sealt mingid punkte ja nii edasi, et boonuseid ja soodustusi ja nii edasi, et mis on täpselt sama põhimõttega, et ega me ütleme siis, kehvemad ei ole. Kui ongi, et maksad ühistukaardiga, siis saadki teatud privileegid ja saadki teatud boonused. Täpselt nii nagu kõik teised, nii et ei ole meie ka mingid kehvikud. Ei ole kehvikud, nii et ma ei mõista ka seda paha meelt, aga jah, mina seekord paraku sinna ei jõudnud, kuigi plaanis oli, aga jah, tööpäev läks siin, ütleme, natukene põhitöökoha peal läks tööpäev natuke nässu ja lõpetasin hoopiski kõvasti hiljem tööpäeva, kui üritusele mineku aeg oleks eeldanud. Nii et ei hakanud siis ennast sinna praasnikule sättima. Kindlasti nüüd, kus sa märgid ära, et pakuti head ja paremat süüa ja juua ka, siis nüüd on küll mõtled, et Jäätise masin oli ka kohal. Jäätise masin ka veel oli kohal. Minu jaoks alati ürituse kvaliteeti näitab nagu see, et kui kiiresti inimesed ära lähevad või kui pikaks inimesed nagu peole jäävad. Et ausalt öeldes see oli üks siuke pidu, kuigi ei olnud kõige rahva rohkem ühistupidu, aga ta oli siuke pidu, mis kõige kauem kestis nagu. Meeleolukas, et keegi ei tahtnud ära minna ja oligi siuke sõbralik. Ja hiljem, kes ka pilte vaatasid, on ka kommenteerinud ja peol oli ka sama meeleolu, et nagu siuke tore perekondlik koosviibimine. Mida ongi tarvis? Aga seda me ju hoiulaenuühistus ju propageerimine, et oleme ühtne perekond ja hoiame kõik kokku. Jah, täpselt.
et ühistu liikmed ikka hoiavad ju kokku. Aga teeme siin ühe kiire hingetõmbepausi ja siis oleme tagasi ja hakkame siis sellist, vaatame natuke aastale tagasi nii hoiulaenu ühistu, siin ütleme siis vaatenurgast kui ka siis poliitilisest vaatenurgast. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon ja stuudios Andro Roos ning Maksim Romanovitš. Nii, Andro, nagu sai öeldud, et siin on see pühade aegne saade selline, vaatame asjadele tagasi, siis alustaks tegelikult asjadele tagasi vaatamist hoopis sellega, et on vaja üks võlg ära klattida. Nii. Süku hääletus, et kuskilt ma juba linna pealt kuulsin, et Andro Roos on tuulelipp, et üks päev hääletab nii, teine päev naa, et kuidas siis nüüd jäi, et mis see siis hääl nüüd lõpuks on, kas Sükule või Siurule või mis iganes selle asja nimetus nüüd saab olema, on Andro Roosi poolt jah või ei? Ei. Ikka ei? Ei, ja see läks kirja ka ja küsiti veel üle komisjoni koosolekul, mis 18. detsembril oli, et kas Andro Roos hääletab poolt või vastu, kuigi ma juba vastu hääletasin, tõssin käe, nagu küsiti veel igaks juhuks üle ja ma kinnitasin, et ma hääletan vastu. Kuigi tegelikult, kui vaadata selle hääletuse sisu, mis seal oli, et see oli ju detailplaneeringu avalikule arutelule suunamine, nii et tegelikult sama hästi oleks võinud ka sellele poolt olla, et see ei ole ka nii hull asi, sest arutada ju võib, kuigi me mäletame, et ükskord juba seda Süku asja nagu arutati, et kas üldse tegema hakata. Linnarahvas oli suhteliselt kriitiline, aga linnavalitsus ikka hakkas tegema nagu, nii et ega ma selles mõttes, mul on küll sinised silmad, aga ma sinisilmne ei ole, et kui see nüüd, ja muidugi selle hääletus läks läbi, ma pean ütlema, et 6 häält oli vastu minu arust, aga ikkagi selline masendav häält enamus oli. Ja ka mõned, kes muidu nagu tunduvad sellised enam-vähem okeid inimestena, nagu, kes on ikka koalitsiooni poole pealt, isegi tegid see kriitilisi märkusi ja asju, aga kui käe tõstmiseks läks, siis hääletasid ikkagi poolt nagu. Nii et kuidagi niimoodi see poliitikas on, et mina tahaksin, et poliitika jõuaks nagu sinnamaani, et kui sa tõesti inimesena oled nagu ka vastu, näiteks peab tunnustama ju seda Aivar Sõerdi, kui me räägime Riigikogust, kes Reformierakonna liikmena, ma nüüd ei mäletagi, kas ta jättis hääletamata või oli ta päris vastu uuele riigieelarvele, mis ka Riigikogus vastu võeti. Ja see on nagu selline riigimehelik tegu, et julgeda ka, ütleme, koalitsiooniliikmena vastustada nagu lolle otsuseid. Sest ega kui mingi asi on nagu loll, sa ei saa ikkagi tegelikult selle asja poolt nagu olla ja nii ta lihtsalt on ja eks see Süku on ju sama teema, et tegelikult on ta ainult üks raha raiskamine, 100 miljonit tänastes hindades, aga hinnad kasvavad, küllap ta läheb tulevikus veel kallimaks, kui sellega edasi minnakse. Ja üks asi on see raha, teine asi on see, mis ta hakkab jooksvalt välja viima, sest ikka elektri eest tuleb maksta kanalisatsioon, vesi, seal on töötajad, asjad, juba juhataja istus ka seal komisjonis laua taga, lips oli ees ilusti ja mul oli ka lips ees. Teistel ei olnud, meil 2 oli ainult. Et see koht on juba ka ära jaotatud või? Ei, see koht on juba, direktor on olemas juba ja palk jookseb ja riigimaksud ka ja kolmas asi on nagu see, millest väga ei ole analüüsitud, meie oleme siin saates nagu seda analüüsinud, et vaata, ongi nagu see, et ei ole mõtet teha juurde ühte kontserdisaali, 3 uut kohvikut, uut näitusesaali, kui olemas olevadki on pooltühjad või täitsa tühjad ja eksisteerivad ainult riiklike toetuste peal. Kohvikud võib olla mitte niivõrd riiklik toetuste peal, aga näitusesaalid vaieldamatult, kontserdisaal vaieldamatult ei töötaks vanemuine turutingimustel ja nüüd lahjendada tema, ütleme siis halvasti, klientuuri, kontserdikülastajaid ja ka ütleme näitusesaalide külastajaid, kes niigi elavad riikliku toe peal maksumaksja raha eest, tekitada ühte maksumaksja raha küsivad monstrumit juurde, sellel mina ei näe mõtet ja see on ausalt öeldes päris kuritegelik ausalt. Siin on võib öelda ka, et vaata Tartu näitused AS on ju ka, ütleme, ta on vist rohkem erakapitalil on ju, aga põhimõte jääb samaks, et nemad kaotavad ka oma siis nii-öelda klientuuri ja külastajaid aga nemad maksavad ontlikud, vaata maksad aastast aastasse juba üle 20 aasta ajalugu neil vist isegi rohkemgi, et maksavad korralikult makse ja siis ütleme,
sülitatakse sulle otseselt nagu näkku, et kuule, paneme sulle konkurentsi ja kesklinna püsti. No jah, aga vaata maksude maksmisest on ka, et sülitatakse näkku, et aga vaata, no kui me vaatame aastale tagasi, no nüüd läks jutt nagu natuke poliitika peale, toome ta ühistu juurde ka veel, et ikkagi viimased 2 aastat ja ka see aasta tegelikult on ju toimunud kõik see tegevus sellises sõjatingimustes ja ma ei räägi siin Ukraina sõjast, vaid laiemalt ütleme Eesti pinna peal minu arvates, nagu mina seda näen, need valitsused, mis 2022. aastast nagu siin on, või 2023. aastast, eriti pärast Riigikogu valimisi, need on ju nagu sisuliselt kuulutanud sõja oma rahvale ja oma ettevõtetele. Et öelda kui ilusaid sõnasid juurde riigi kaitsevõimest ja kõigest muust, noh sellesse mina ei usu, ma arvan, et ükski terve mõistusega inimene ei usu, kes endas nagu siukse asjatu sõjahirmu ja ütleme kõik need loosungi hirmu maha keerab, et siuke nupp võiks igas inimeses olemas olla, et keerake maha nagu see, siis näete nagu seda asja nagu selgemini, et valitsus on kuulutanud oma rahva vastu sõja ja ka muu hulgas üks lahingutanner on ju sõda hoiulaenuühistute vastu. Et see on eriti intensiivselt käinud viimased 2 aastat ja ma pean ütlema, et tänu Jumalale, et me oleme vastu pidanud, et nii ta on, et vähemalt oleme peaaegu 2 aastat üle elanud juba seda valitsust. Seda päris hullu valitsust, nagu mis tahaks ikka kõrikallale tulla väga. Nii et loodame ka edaspidi vastu pidada ja siin ma pean, vaat eelmises saates ma raputasin tuhka pähe endale, aga nüüd ma raputan tuhka pähe ka raadiokuulajatele ja valijatele siiski. Kuigi vaata ma erakondade, see oli vist Google, et sinna informatsiooniamet või mis see veel nagu on, see, mis tegeleb andmekaitse inspektsioon, vaat sinna kaevati. Ma nime tean, tervitan raadioeetris, ta on opositsiooni poole pealt muide, ma ütlen jälle see vihje nagu, et andmekaitse inspektsioonil jäi ta nimi kinni katmata, et see on isegi saadaval internetis. Et ta kaebas jah, et kaebas minu peale, ta on ka Tartu Hoiulaenuühistu liige, ta kaebas minu peale, et ma saatsin Tartu Hoiulaenuühistu liikmetele enne Riigikogu valimisi kirja, kus ma pöördusin nende poole ja palusin ennast toetada, kuivõrd jah, ma küll olin Keskerakonna kandidaat ja olen seda siiamaani, aga vaieldamatult, kuna ma olen Tartu Hoiulaenuühistu juhatuse esimees ja sellest kohast ma ei ole plaaninud loobuda ja ei plaanigi loobuda ja need nõukogu mul pikendas ametiaega veel 3 aasta võrra. Nii et seda ma kavatsen nagu pidada edasi ja seda usaldust õigustada, et ta kaebas jah selle peale, et ma kasutan oma positsiooni nagu selle pealt, et endale Riigikogu valimistel toetust saada, aga ma olen ju vaieldamatult Tartu Hoiulaenuühistu esindaja ja tänaste uudiste või olukorra tingimustes tegelikult oleks häbematult õige kui Tartu Hoiulaenuühistul, aga ma olen ka kujunenud ikkagi hoiulaenuühistute üldiseks eestkõnelejaks, et seda positsiooni ma ei ole ise võtnud, aga näed, niimoodi on ta kujunenud ja mind ka aksepteeritakse sellena ja ma olen ka Hoiulaenuühistu liidu juhatuse liige, et ma olen ka formaalselt nagu see, et see oleks ju õige tegelikult, et kui mina oleks olnud seal esindajana, mitte enda uhkuse pärast, ma ei austades ei tahakski, kui ma vaatan seal mõnede toredate Riigikogu liikmete toimetamisi ja noh, muidugi opositsiooni poole pealt, sellepärast, et eks koalitsiooni poole pealt nagu lihtsalt hääletatakse kaasa ja tehakse mäe. Aga noh, see ei ole ju meelakkumine seal ja ega see eriti tore pole, sus sõidetakse nagu teerulliga üle ja ega sa midagi seal ellu viia ei saa, aga ma oleksin tahtnud seal Riigikogus olla ja ma loodan, et järgmine kord valimistel siiski nii hoiulaenuühistu liikmed kui teised inimesed mind ka sinna hääletavad, sest vaata hoiulaenuühistu ees seismisel, täna ma lähen sinna müts näpus. Kas sa tead, kui palju, või teie raadiokuulajad, kas te kujutate ette, kui palju ma pean oma tööaega raiskama ja selle raisatud aja jooksul ma ei saa ju teha ühistule kasulikku tööd, ma pean oma aega raiskama, et leppida kokku Riigikogu liikmetega või ministritega kohtumisi. Aga kui ma oleks Riigikogu liige olnud,
noh, ma ei saa sealt majast just sissegi, teie ka ei saa, ükski mitte Riigikogu liige või ütleme töötaja ei saa, kui tal seda Riigikogu uksekaarti pole, ei saa majast sisse, ta peab müts näpus minema sinna, lootma, et keegi teda kutsub ja isegi sõbralikud Riigikogu liikmed alati ei kutsu. Noh, küll on nagu väljasõidud, küll on nagu puhkused, küll on, ma ei tea, noh, kiired ajad, eks ole, et vaja rääkida oleks, aga oled Riigikogu liige, sa saad nööbist kinni võtta. Kohe koridori pealt Koridori pealt ja vaata, noh, asi ei ole ju selles, et koalitsioon või opositsioon, et noh, mõned on öeldud, mis noh, et su viga on see, et sa oled Keskerakonna liige, et noh, et ikkagi opositsioonis sõidetakse üle ja Keskerakond ei ole koalitsioonis. Aga noh, ma ei tähtsustaks isegi seda, et ikkagi asi on ju selles, sa saad inimlikult suhelda koalitsiooni kuuluvate Riigikogu liikmetega, ministritega. Ma ütlen, et võtta nööbist kinni ja öelda, et kuule mees, et noh, et mõtle natukene seda asja ja siin on nagu argumendid ja no mis seal salata, ega meie ühiskond on tänu heale ajakirjandusele kujunenud selliseks, et ega kui sa ei ole kas volikogu liige või Riigikogu liige, siis sa tegelikult polegi täisväärtuslik kodanik nagu. Sind ei kuulata niimoodi, kui siis, kui sul on nagu volikogu või Riigikogu liikme staatus. Nii paraku on ja noh, on meil niisugune klassiühiskond, et esimese järgu kodanikud, teise järgu kodanikud ja kolmanda järgu kodanikud. Nii et ma oleksin sellepärast tahtnud esimese järgu kodanikuks saada, et kõikide nende kolmanda järgu kodanike, kes me siin kõik oleme, sinuga ka Maksim ja raadiokuulajatega eest seista. Ehk siis hetkel veel oled pööbel. Pööbel, täpselt. Ja, siit teeme aga ühe kiire hingetõmbe pausi ja siis oleme tagasi ja hakkame vaatama siis kronoloogiliselt hoiulaenuühistu tegemistele. Oleme pausilt tagasi, saade on Eesti Kroon ja alustame siis selliselt, et alustasime aastat, seekord algas kõik Energiahoius plussist. Et selline uus hoius oli ja see oli selle jaoks, et paigutada raha energia tootmisesse päikseparkide salvestustehnoloogia ostuks, et kiirelt kokkuvõtvalt, kuidas see meil läks. Me ju teame, aga võtame siis nii-öelda aastat kokku ja tuletame meelde. Näed, et me oleme Luuniasse oleme teinud 200 kilovati eest, me oleme teinud Põltsamaale 100 kilovati eest ja see enne Põltsamaale on meil plaanis laiendada, Luuniasse on plaanis veel laiendada, me oleme Valka teinud päikesepargi ja uuel aastal tulevad sinna ka akud. Ühistus on endas tegemisel akupark, mis hakkab ühistuda raha tootma, et ta on ühelt poolt nagu ühistu serverite ja üldse süsteemide toimepidevuse tagamiseks, aga teiselt poolt ka selle jaoks, et raha teenida. Näed, aasta lõpul kulutasime nüüd välja selle energiahundi, nii et ütleme, sealt tulevad uuel aastal. Kui mul mälu ei peta ikkagi vähemalt 2 megavatti eest nüüd liitumisi ja akuvõimsust, nii et tehtud on päris palju. Ja kokkuvõtalt siis otse küsimus, et kas sellest Energiahoiu plussist rajatud Luuniasse sellest päikesepargist, et füüri juba tuleb või? Ma ütlen sulle niimoodi, ütleme, täpselt kokkuvõtted tuleb nüüd teha, ütleme, kui majandusaasta aruanded asjad tulevad, et siis vaatame selle täpselt üle. Aga suurusjärk on niimoodi, et näiteks nendel päikeseparkidel, see oli vist oktoobrikuu, kui mu mälu ei peta, kus keskmine hind oli meie päikeseparkidel oli kuskil 60 eurot. Nendel, millel ei olnud akusid taga. Ja nendel, millel akud taga olid, nendel oli 120 eurot. Nii et põhimõtteliselt ikkagi ta töötas niimoodi, et poole kallimalt oli võimalik elektrit müüa võrku. Nii et numbrid veel lööme kokku ja siis on näha, et kas sellest oli kui poole võrra juba aga mis ma kalkuleerida kõik need kulud, ehitamised, asjad. Aga mis ma siit ütlen niimoodi, et ütleme, et hind oli poole võrra kallim, aga kindlasti see investeering akudesse ei olnud sama suur kui päikesepargi enda ehitus, nii et põhimõtteliselt seal ikkagi on kasutegur. Nii, liigume aga ju siis järgmisesse kuusse, veebruarikuu ja 5. veebruaril suur grandioosne tähtpäev. 5. veebruaril sai valmis ühistu debetkaart.
kui sellised, võib öelda. See aasta oli täitsa. See aasta, jah. Ja. Et 5. veebruaril oligi see, et teie selline üleskutse, et teie ühistu debetkaart on valmis, tulge vormistama, et saab nii-öelda lõpuks avalikult kätte võtta. Sinul oli see test oli oktoobris juba 2023. Ja kuna sina said siis nii-öelda olla see katsejänes on ju, siis avalikult kõikidele teistele oli siis veebruarikuus sai hakata siis välgutama seda asja. No ja näed, nüüd toimib ja on ka mõned kitsaskohad välja tulnud, aga need on ka tänaseks lahendatud ja üle maailma saab raha välja võtta, saab maksta. Ja sellest me oleme rääkinud, et toimib ja kusjuures mina panin tähele siin hiljuti, kui vormistasin teda ühe toidutoova siis äppi sellesse ära, et ta on Visa-kaart. Kõikidel teistel on Mastercardid, aga meil on Visa. No sa ütled, seda on juhke tundega, et no ütleme, need, kes inimesed sukeldud sinna Mastercardi ja Visa-kaardide nagu olemusse kui sellised, siis natukene uurides, et kelle jaoks see huvitav on, et saavad teada, mis neil vahet on ju, aga kõige tähtsam, et ta ei ole see Mir-kaart. No Mir ei ole, jah, Mir ei ole. Seal peale ma pean ütlema, et me ei ole isegi mõelnud nagu, et seda peaks nagu tegema, et nii ta on. Aga jah, vaata Maestro, minu arust jah, et terve Euroopa ongi nagu Visa peal kindlasti nagu. Ainult ühes riigis ma ei saanud ühes poes maksta, kui ma suvel käisin sõitmas. See oli kuskil nagu selline väikse tee ääres Bulgaarias, kus olid ainult Maestro kaartide ja makseid võimaldavad terminalid. Nii et jah, aga Maestro või Mastercard. Ja võib-olla Master, jah. Ei, Visa Master on vist nagu koos, nagu, aga Maestro on vist eraldi nagu. Aga üldiselt jah, nad on nagu paralleelselt, et kui on Maestro, siis on Visa ka ja kui on Visa, siis on Maestro. Ja sellepärast me seda Maestrot juurde ei võtnud, sest vaata Maestro on, ma ka vist ei eksi, kui ma ütlen, et ta on väiksem ja nagu konkurentsis alla jäänud Visale ja seetõttu on ta ka kallim nagu. Nii et seda ei olnud mõtet võtta lihtsalt nagu sinna juurde. Nii et nii ta nagu on ja ütleme ainuke puudus, mis ma näen ja kus tuleks edasi arendada nagu kaardimakset, on sisuliselt iPhone'i virtuaalkaarti saaks panna. Aga siin ma raputan tuhka pähe või innustan nagu siis raadiokuulajaid selles mõttes, et kui tuleb suurem mass kasutama neid kaarte, siis on meil mõtet rahaliselt võtta, sellepärast, et iPhone'ile tuleb maksta selle eest. Apple Pay. Apple'ile tuleb maksta põhimõtteliselt. Okei. Ja see ei ole väike summa, see on vist ka 10 000 eurot kuus, või oli 2000 eurot kuus, ühesõnaga annab tunda ja annab tagasi teenida, et ütleme niimoodi, et praeguste kasutusmahtude juures tagasi ei teeni, et kasutusmahud peavad ikka olema 10 korda suuremad. Nii, ja siis ütleme siis veel vaadatuna siis natuke veel, ma ütleks niimoodi, et kui me nüüd järgmise aasta 2025 veebruariks saaksime vältmaksed lõpuks, siis olekski nagu aastaga sai asi korda tehtud. Jah, peab programmeerijad peksma. Muud ma ei oska öelda. Et siis võib öelda, et kõik on titi-miti ja kõik töötab. Nii, järgmine asi, mis suurem asi välja tuli, oli see, et hakkas meil ka elektritakso võlakirjade pakkumine. Ja seal mina lõin kampa ja ka selles energiahoius plussis minu arvates ka, kui ma õieti mäletan, et sinna ka lõin kampa. Ja igatahes see elektritakso võlakirjadesse, sellesse oli, seal oli nagu Aamen kirikus, ma olin kohe kohal ja mida me näeme tulemuseks on see, et ma ei tea, mina olen küll Tartu tänavatel neid Teslasi näinud. Jah, ei väga tore, kõik toimib. Et kõik toimib jah, et sealt on ilusasti ka raha tuleb ja laekub ja näete, et linnapildis ka elektritakso kogus siis raha selle jaoks, et panna liikvele uued Tesla elektriautod, et neil ennem alustasid nad kunagi Nissan Leafidega, siis liikusid juba mingi moment mingi Škoda elektrihübriid mingi asjade peale, aga kuna tegemist on ikkagi elektritaksoga, siis oldi vaja, et täis elektriauto peale minna, et Teslad on ja Teslad on täitsa liiklus, nii et kui keegi tahab, siis ennast proovida, et mis tunne on Teslaga sõita, siis elektritaksoga saate seda ilusasti teha. Nii, ja kui see läbi sai, siis tuli meil Kalaküla võlakirjade pakkumine. Jah. Et mäletad, kuidas sellega läks, see oli Peipsi ääres, kui ma õigesti mäletan. Minu arust tuli täis ja minu arust ta on juba ehitanud ka, aga peabki uurima täpselt. Et kevadel õige aeg, et kui lumi ära sulab, siis vaatame, mis ta teinud on seal nagu. Lähme inspekteerime. Ja, nii.
siis läks mingi aeg mööda, ütleme vähem aktiivset tegevust oli, sest et Andro oli hoopis hõivatud sellega, et käis kohtuuksi kulutamas ja jõuamegi oma järguga sinna aprilli paiku, kui läksime juba nagu ütleme, me siin saates hakkasime väga avalikult kajastama seda, et sinu võitlusi Pärnu linnavalitsusega. Ja nüüd on juba Pärnu linnavalitsuse vastu 2 kohtuasja võidetud esimeses astmes, peab ütlema. Nii, see on see 2, palju veel on? Ühes asjas on ta, no see on sama teema pealt, aga lihtsalt teise asja pidime algatama Pärnu linnavalitsuse vastu, kuna linnavalitsus nagu esimese kohtu kaotuse tõttu jätkas oma jonni ja tegi selle ühe haldusakti, muutis detailplaneeringut ühe sõnaga projekteerimistingimuste kaudu sellisel määral, mida ta teha poleks tohtinud, ka õiguskantsler ju hoiatas selle vastu, aga see oli nagu ane selga vesi ei saanud. Ja tänaseks nad esimeses astmes on kaotanud, praegu see on jõustumise ootel, sisetunne ütleb, et nad kaebavad edasi, nii et läheb see ka ringkonda. Äkki uuel aastal tulevad siis lahendid. Ja, nii et ehitada nii kaua ei saa, riigile maksu nii kaua ei laeku. Kuigi advokaadi arvelt ma võtan käibemaksu tagasi. Nii, siis liigume juba vaikselt edasi ja siis oli selline üritus, kus Tartu Hoiulaenu ühistu väljas oli eakate festival. Kingsin kõigile punase roosi. Jaa, hakkab meelde tulema. Ja. Poliitikud olid pahased minu peale ilmselt. Käisid oma plakatitega seal, aga päeva lõpuks, mis jäi meelde, et Andro Roos kinkis roosi ja Tartu Hoiulaenu ühistu ka. Minul jäi meelde see, et Lauri Laats liitus Tartu Hoiulaenu ühistuga siis. Ja. Et pahameeleks, aga see sai ka nagu sinna, et tegemist siis Eesti poliitiku ja ettevõtjaga, kui keegi ei tea. Nii. Siis liigume natuke veel edasi, siis tuli siuke aeg kätte, kus tulid välja Tervishoiu 17 võlakirjade pakkumine. Ja Tervishoiu 17, mis seis sellega on? See tuli täis, et Tervishoiu 17 kõik on võlaõiguslikult müüdud ja aasta lõpuks ma loodan, et saab katusega peale. Ja fassaadimaterjalid on ka juba ostetud, nii et ühesõnaga kevadeks on juba maja niimoodi karp kinni ja võib hakata juba, ilmi on oluliselt muutunud. Aga kuidas korteri müügiga läheb? Et kõik... Ei, korterid on kõik müüdud. Kõik on müüdud? Kõik on müüdud. Ette müüdud juba. Ette müüdud juba? Jah. Et ei saa enam, nietu. Nietu? No võt. Siin hakkab... Lehe 25 saab veel. Lehe 25? Jah. Okei, peab hakkama... Isegi lehe 23 ei saa enam, lehe 25. Võt, kui see hästi läheb. Kui läheb, öeldakse, et on olemas inimesi, vaata, keda raha ikka armastab, et kurat, mulle tundub, et Andro, et sind ikka see raha armastab. Võiks rohkem. Ja, süües kasvab isu, ja see on alati nii. Nii, ja siis me jõuame sellise kohani, kus ma arvan, et võib julgelt öelda, et meid külastas siis... meie saate võib-olla kõige nimekam külaline, Rahakratt. Et mis sul on meenutada sellest kohtumisest selle mehega? Või selle tuviga? Kas ta kaotas veel see Planet 42 raha või? Kaotas ka seal. No võt. Ütleme, tuleb välja, et aga igal tuvil ikka ka päris ikka igat tera ei nokki. Ei, igat tera ja vaata, aga vaata ongi see, et ega mõni tera võib olla ka siukene tungal tera. Et ega seda ei saa nagu pahaks panna. Et ega kõik investeeringud ei lähegi hästi ja tore oli vestelda. Ja oli hea meel teistmoodi inimene nagu ja on enda kontseptsiooni üles ehitanud ja väga tubli tuult tiibadesse. Tuleski tegelikult linnule soovida, sest tal on ju linnu mask ees. Ja täpselt sellele linnukesele see sirutab oma tiibu laialt igades. Ja et kõige meeldivam oli tõdeda seda, et tegemist on ikkagi Tartu Hoiulaenu ühistu liikmega. Ja ta ju ei varjanud seda ja ütleme... Et Planet 42 raha oleks tulnud investeerida Tartu Hoiulaenu ühistusse. See on talle õppetund, jah. Praegu oleks hoopis saanud sellega kekata, aga praegu peab paraku ütlema, et midagi ta seal ikkagi kaotas. Nii et jah, see on selline valulik moment. Teemaga kiire hingetõmbe pausi ja siis jõuamegi nii-öelda teise poole aastasse. Oleme saatega tagasi, vaatame siin
eelmisele aastale tagasi, sest et saade läheb meil eetrisse täpselt natuke enne jõule ja loomulikult ka enne uue aasta algust, siis ongi paslik vaadata siis nii-öelda aastale tagasi ja liikuda siis kronoloogiliselt tagasi, siis vaatab meile otsa see, et siis tulid aga Europarlamendi valimised. Kuidas sa seda kokku võtad, et olid sinu, ütleme, täitusid sinu soovid ja Eesti rahva soovid või et noh, see, et Kaja Kallas ära läks, et selle peale nagu rahvas vist, tema läks mujal nagu see, et aga noh, et ütleme, tipp-poliitikud lahkusid sinna Brüsseli poole. No mis tipp-poliitik ta on nagu selles mõttes, ma arvan, et sa lugesid ise ka seda uudist, et ei, no tema läks, sai ametikoega, tema ju Europarlamenti ei läinud, Europarlamenti läks Jüri Ratas ja kes meil seal veel oli. No ja, aga mis neist seal kasu nagu selles mõttes. Ja võtad Kaja Kallastki nagu selles, et küsiti ju, ajakirjanik küsis, et kas juba Donald Trumpiga olete ühendust võtnud Euroopa Liidu kõrge välisesindajana. Et näed, et Ungari peaminister on juba kohtumise kokku leppinud ja on ka kohtunud, eks ole, et kuidas teil on nagu, et kahepoolsed suhted Ameerika Ühendriikide Euroopa Liiduga. Noh, et vastus oli, et pole jutule võetud nagu. Nii et eks see ongi nagu see kvaliteet, aga noh, võtta Euroopa Liidu üks oluline funktsioon on ikkagi ju see, et ühine välispoliitika. Et kui välispoliitika ei toimi meie kõige suurema liitlase suhtes, mis on Ameerika Ühendriigid täna, noh, siis on natuke halvasti. Ja siis tulebki öelda, et mis neist seal kasu? Ja, no küsime ikkagi, jääme sama küsimuse juurde, et Europarlamendi valimised kitasid pettumuse või kõik läks õigesti? Mina hääletasin Mihhail Kõlvarti poolt, Kõlvart osutus valituks, kahjuks Europarlamenti ei läinud. Nii et väike pettumus selles osas. Selles mõttes pettumus. Okei, liigume edasi ja edasi tuli juba selline asi meil, et tulid Woodila võlakirjad. Kuidas meil sellega läks? Sinna mulle ei olnud küsimustki, et Kajarile mina kohe võtsin niimoodi pappi lendas paremale ja vasakule, kohe saatsin, sest et noh, Woodila on seal suviti minu lapsel lemmikoot, sinna ikkagi hea meelega lähed ja siis juba ainuks selle enesetunde jaoks, et minu panus on ka siia tehtud, juba ainu sellepärast lihtsalt tengelpung lendas lahti ja sinna lasin käia ainult noh. No, vabandust, mul ikka veel eelmise teema peal nagu mõtted, aga Kajar käis minu juures läbi veel hiljuti ja ütles, et kõik on valmis ehitatud, et võlakirjade raha läks asja ette, et aga kahjuks vilju see aasta maista ei saanud, sellepärast suve lõpuks sai valmis, et järgmine aasta siis on uuel tasemel tema Woodila ja kutsun siis ka kõiki Woodilasse nii vudima kui ka ööbima. Ja seal on tegevusi nii lastele kui ka täiskasvundele, forellipüüki ja nii edasi, et no, tegevust jätkub ühesõnaga. Tasub minna, tasub külastada loomulikult ja sealt liikusime juba edasi selleni, et hakkas see aruannete auditeerimise triangel meil, et lõpuks nad, kui ma õigesti mäletan või noh, kui kronoloogiliselt võttes ja mul siin märkmed näitavad õigesti, siis 24.06 jaanipäevaks sai siis lõpuks auditeeritud. No ja, aga ausalt öeldes ma teen üleskutse, et kui keegi teab väljaspoolt Eestit, on ju kaupade teenuste vaba liikumine, ma võtaks ausalt öeldes hea meelega ühe korraliku audiitorbüroo väljapoolt Eestit, sellepärast, et no hoiulaenuühistute kohta ma olen kuulnud, et on kasutatud telefoniõigust, et hoiulaenuühistute aruandeid ei tohigi auditeerida audiitorid või siis venitada hästi kaua nagu nendega. Ja mina olen seda ka viimase 2 aasta jooksul isiklikult tunda saanud ja mina ei taha vandenõu teooriad uskuda, aga kui ma olen mitme koha pealt kuulnud neid jutte ja olen ka praktikas seda ise kogenud, noh siis ausalt öeldes mul tuleb nagu nutt peale, kuidas Eesti inimesed teiste Eesti inimeste suhtes saavad sellised olla, et isiklikud nahahoidjad ja kuidagi imelikult nagu suhtuvad, et see pole ainult selles valdkonnas, see on nagu mujal ka, nii et ausalt öeldes mina olen natuke nõutu, mina ootaks nõuandeid, et väljapoolt Eestit Euroopa Liidus, siis kuskil mujalt liikmesriigist, sest seal telefoniõigus ei kehti. Ma ei usu, et
et Eesti audiitorkogu või Rahandusministeerium või kes iganes võtab telefoni ja helistab Hispaaniasse, et kuule, et ärge seda oma Eesti klienti auditeerige. Nii, liigudes aga edasi tuli juba kibekiiresti pärast sükest mõnusat suve juba september ja septembris toimusid suvepäevad ja ööbasaar. Et hoiulaenuühistu suvepäevad olid seal 21. septembril maha peetud, et mis sul tollest üritus meeles on? Buss on meeles. Bussis olime ja on meeles ka lõkked ja melu ja tore üritus oli. Ja, see oli Luun ja Roosiaias toimus. Luun ja Roosiaias, jah. Nii, ja siis hakkasid aga, ütleme... Ja mul on meeles see, et tuldi ligi, kiideti minu ja sinu saadet korduvalt. Vot, seda on alati hea meel kuulda, et võite alati kiitusi meie poole saata. Pärast seda tuli aga selline uudis, et rahalaevad hakkasid suunaga meie siis nii-öelda hoiulaenuühistu tuulikute poole liikuma, et Purtsa tuule varjutuse vaidlus sai kohtuvälise lahenduse. Või oli saamas, või saada kohtuvälise lahenduse. Igatahes, et... Igal juhul nüüd on ta saanud. Igatahes on ta saanud. Ja. Nii, et kas võib öelda, et selles osas või selles saagas sai, ütleme, kas õiglus valitses lõpuks? Ei tea. Ei tea. Ikka tahaks rohkem alati. Et nagu kokkuleppele saadi, aga noh... Aga ütleme niimoodi, et aus ja riigimehelik on nagu öelda selle kohta, et pärast kaklust rusikatega ei vehita ja tuleb olla rahul sellega, mida mõlemad pooled suutsid üksteisele välja kaubelda. Nii et ma usun, et kuna ühistu ei pidanud midagi maksma, aga midagi saab, et siis on see õiglane lahend. Õiglane lahend. No kui sa niimoodi arvad, et kui läks nii, siis mis tast enam, et ongi, et pärast, nagu õigesti ütlesid, et ega pärast kaklust enam rusikatega ei vehita. Nii, aga siis Eesti ühistu liisingu võlakirjad tulid. Oli juba järgmine samm. Et selle jaoks, et suurendada siis laenu ja liisingu portfelli jaoks, et mis sul meelde tuleb sellega, et... Tuli täis ja on juba suurenenud see laenude liisingute portfell. Ja kas on ka laenu ja liisingute võtjate arv suurenenud? On ikka. Ja ka selle tõttu on ühistu liikmed juurde tulnud. Nii. Siis ma näen, et mõnete järgi oli see moment, kus otsustati hakata tegema sellist ristiretke suurpankade vastu, et hoiulaenuühistu sulges kontot kõikides teistes pankades. Jaa. Et kuidas praegu sellega hakkama saab? Hästi saab, et mingid telefonikõned on, mõned vanemad inimesed eeskätt on tundnud muret, võtta, kes iga päev internetipanka ei kasuta. Mitte asi pole vanuses, asi on nagu selles, et lihtsalt kes ei ole internetipanka kasutanud, nendel on nagu võib-olla keeruline ka aru saada, et mis see pank üldse on, et mis seal vahet on, et Swed või mis asi, eks ole. Aga on ka nendele saanud kõik ilusti ära rääkida ja praegu laekuvad kõik meie makseasutusse. Ja ma pean saladuskattajale ütlema, ma teile ütlen, sulle Maksim ja raadiokuulajatele ainult, et Lätis me tegime konto. Aha, no vot, mis tähendab seda, et kui mehele pakutakse koha peal tasuta kohvi. Tule vastuvõtule, saad kohvi. Aga ma ütlen teile, head inimesed. Eesti pangandus kasutab dumpingut. Tähendab, see ongi nagu see, et tegelikult pangateenused maksavad palju rohkem. Vaata, mina nii suur Euroopa mees ei ole, et ma nüüd mitmetes Euroopa riikides pangakontot oman, aga näed, ühistu esindajana nüüd Lätis oman. Mis sa arvad, palju ühe ülekande teenustasu on seal? Ma ei ole üldse kunagi seda jälginud, et ma saan aru, et praegu meil käib, meie pankade vahel käib võitlus see, et kõik kuulutavad, et on hästi odav ja olematu nulli poole peal ja nii edasi. Aga välismaal, et ma tean, et kui ma olen Lätisse nagu neid mingisuguseid ülekandeid teinud sinna mingi revoluutidesse ja või see on... Ei, no see on Leedu ja see on tasuline. Et see on tasuline, aga seal nagu omavahel nagu Läti pangast Läti panka, kui palju võib maksta või? Ma ei tea, üks latt või? 15 eurot. 15 eurot ülekanne. Kui on a la Läti Swedbankast Läti SEB-sse.
keegi eraklient? Võib-olla siseriiklikult mitte, aga no vaata, kaubandus käib ikkagi SEPA alal ja ütleme Euroopa sees. See tähendab ikkagi, vaata, Eesti pangast suvalisse Euroopa Liidu panka kanda on ikkagi nagu tava hinnakirjaga, nagu see teeks siseriiklikku makset. Kui siseriiklik makse on 0, siis on see ka 0, eks ole. Aga Lätis 15 €. Ja võta või jäta. Aga tahad ma ütlen, miks see niimoodi on? Ma kohvi juues ka rääkisin ja väga paljud Eesti ettevõtted ongi kolinud laenude pärast juba. Eesti pangad laenu ei anna, peedistavad. Võetaksegi järjest rohkem Läti pankadest ja see on nagu võta või jäta. Eestis lüüakse sulle jalaga tagumikku, aga seal pakutakse kohvi ja antakse laenu ja suhtutakse sinusse nagu valgesse inimesse, kes sa ju tegelikult oled, eks ole. Ja ma pean ütlema, et samasugune suhtumine on ka meil siin Tartu Hoiu-laenuühistus. Kuigi me oleme pisikesed, aga meie ühine asi ja ühine tegevus oleks nagu see, et me saaksime viia oma tegevuse ikkagi päris suureks ja võimsaks ja arvestatavaks. Ja saaksime niimoodi ennast teenida. Sest vaata, tegelikult normaalne oleks ju see, et Eesti ettevõtja ei pea minema Google Revoluti, Leetu ega Lätti ega Google Hispaaniasse ega sinna, et ta saakski Eestis toimetada. Aga vaata, kui Eesti pankade reeglid ja kõik siuke suhtumine on nagu selliseks kujunenud, et sul tegelikult on ka võimatu juba neid asju teha niimoodi, siis hakkadki otsima teisi võimalusi. Ja jumalale tänu, et ühisarveldused ja Tartu Hoiu-laenuühistu olemas on, et see on ikkagi paljudele võimalus jääda oma arveldustega ja rahaasjadega Eestisse. Ja nii ta on. Ja järgmine siis moment või mälestusväärne hetk oli siis Baltasar Leasingu võlakirjade pakkumine, nii et ka see mäletatavasti läks ju hästi, kui ilusasti kokku, Baltasar juba mitmendat korda. Leasingud on juba välja antud täiendavad. Ja kui ma eksi, siis nad on seda võlakirjade asja vist lausa 3. korda juba tegemas, nii et kui toimib, või isegi rohkem, kui toimib, siis why not on ju. Ja siis ongi, et siis tuli see eilne jõulupidu ja nii edasi ja saigi, ütleme, joon alla tõmmatud aastale, et tagasi vaadatud, tööd sai palju tehtud, edasi liigutud ja progressi kui palju, et kui sa, ütleme, praegu mälestuste radadel kõnnides, et kui palju, Andro, sul endal meeles oli, et kui palju sai ära tehtud? Ja ma ütlen, et kõige tähtsam, palju sai tehtud. Muidugi oleks palju rohkem saanud tehtud, kui oleks vaja riigiga sõda pidada ja kõike neid kurnavaid asju ja müts näpus käia Riigikogus ja diplomaatilist tööd teha. Kui saaks sisulist tööd teha, oleks palju rohkem saanud tehtud, aga tuleb rahul olla sellega, mis sai tehtud. Ja ma ütlen, et taevale tänu, et ühistu on alles ja toimib. Nii et see on kõige tähtsam asi ja see on meie ühistöö vili ka muuhulgas. Ja loomulikult... Sest ilma liikmeteta ühistut ei oleks. Ja loomulikult on ka teie kui ühistu liikmete vili see, et meie saade on ka toimib ja iga nädal siin... maailma asjadest arutleb ja ka ühistu tegevuste asjadest, nii et ma loodan, et jätkame ka uuel aastal ja loomulikult ka kuulajad jätkavad ka meiega uuel aastal, nii et kohtumiseni juba uuel aastal ja praegu siis sooviks häid saabuvaid pühi ja head uut aastat. Jah, õnnistatud jõulupühi ja õnnerikast uut aastat, kui see ükskord kohale jõuab. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu.